Tervist, mina Illar Kohvinavalt ja täna on ilus ilm. Päike särab ilusti taevas ja sooja on ka üksjagu kohe. Vaatame, mis ta siin näitab meil. Sooja on suisa 13 kraadi. On ühesõnaga reede 12. oktoober ja tahaksin tegelikult tutvustada Nelli Teataja juubelinumbrit ehk Nelli Teataja 30. Esikaanel on Savisaare ja Kohvkini salajased lindid. Ilves on ohtlikult agressiivne. Ja siis üks teema on veel, mis esikaanel, et Markus Ansberg tapeti Kiivuses küsimärgiga. Nii, ja siis keerame siit kohe lehte. Minu intervjuu on siin Taali Olkaga, kes tema kaardid ütlevad, et kapten Piht pääses laevalt, et ta ei läinud Estoniaga põhja, et ta nagu peale selle õnnetuse oli kohe üks kaader ka näha, et kus kapten Piht ennast auto aknast, aga see kaader lõigati kohe juttu välja sealt, et seda näha ei ole. Nii. Aga tahtsin pikemalt peatuda sellele, et valusam versioon Markus Ansberg tapeti armukadeduse pärast, et 24. oktoobril 3 aastat tagasi kadus jäljeta 17-aastane noormees Markus Ansberg. Nii, ja siis tooksin siin suisa sellised asjad välja, et info, mida ei teata. Et nüüd jõuame info juurde, mis on, nagu öeldakse, kinnitamata ja eraeluline ja tundlik ja seetõttu ka valusam. 10 päeva enne oma kadumist oli Markus läinud lahkuma tüdruksõbrast. Ka tema nimi on toimetusel teada. Markus on sõprade sõnul seepärast õnnetu ja pisut usku endast ära. Peol kutsus üks neiu, nimi toimetusel teada, Markuse kõrvale ning suhtles temaga. Tõenäoliselt polnud selles midagi isiklikku, sõbralik ja kaastundlik neiu otsustas kurba poissi pisut trööstida. Ent tüdruk käis ühe teise poissiga, peomaja omaniku pojaga, too nägi oma tüdrukut ja Markust koos ning pealtnägijate sõnul oli seejärel kiirustanud helistama. Veerand tund hiljem jõudis kohale armukadeda noormehe vend. Teada on, et ta on olnud vanglas ning tal on Võrus ohtliku kurjategija maine. Üks peol viibinud noortest rääkis, et vanem vend sekkus küllalt palju noorema eraellu, näiteks vaatas ta tüdrukud üle ja ütles, kellega vend võib käia. Markus vanemale vennale eriti ei meeldinud, sest ükskord varem oli ta noorema venna tüdruku üle löönud. Vähimgi seos venna uue kaaslasega ajas vanema venna päris kurjaks. Poisid ja kanep. Kõnealune peomaja on olnud seotud ka narkootikumidega. Politsei on teinud sinna 3 haarangut ning alati kergeid narkootikume leitud, aga noorte vanemad on suutnud selle alati ära summutada. Ka sellel ööl tarvitasid peol vähemalt 4 noort kanepit, mis kinnitamata andmetele on pärit peokorraldaja kodusest varudest. Pärast Markuse kadumist said 2 peol olnud poissi peksa, kellelt väidetavalt nad end mitte teadvat. Pärast Markus Ansbergi kadumist on Võrus tehtud mitmeid suuri õppusi ja koristus tal, kuid saatuslikul ööl oleks juhtunud õnneks või oleks Markus otsustanud vabasurma minna, oleks midagi leitud, kas või telefon või mõni riidese. Et neid aga ei leitud, tuleb siiski tõsiselt uurida versiooni, et Markus langes rumala, kuid väga kurja, tugeva, vägivaldse inimese ohvriks. Ja selle loo autoriks on kirjutatud Lauri Nokkur, et kõikide loos esitatud noorte nimed on loo autorile toimetusel teada. Niisiis, tänases Nelli Teatajas juubelinumbris 30 on siis peale selle Savisaare Kohvkini salajase lintide värgi, et Ilves on ohtlikult agressiivne, ka Markus Ansbergist juttu ja minule isiklikult see Ansbergi värk nagu selles mõttes pakkus rohkem huvi, sellepärast et kuna noormees on ikkagi kadunud juba 3 aastat. Nii et oleks aeg ikkagi nii-öelda neil teadjatel, kes teavad, mis seal
Võrus seal kuskil Maxi Marketi juures toimunud eramajas või erapeol midagi juhtus, et oleks aeg suud lahti teha ja oleks rääkida see tõde välja sõnaga, et ja leida Markus lõpuks üles, et no kaua see jama kestab ja sõnaga. Ja et see asi tuleb uurida. Nii ütleb mina, Illar Kohvina.